Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot. Digitund. Nutikad lahendused ja digitunni toob sinuni Elisa. Tere hommikupoolikult head kuulajad, käes on 21. detsember ja digitund on eetris, et vahendada teile tehnoloogia maailmast uudiseid, teateid ja sündmuseid ja saadet juhivad ikkagi Hans Lõugas ja Henrik Roonemaa. Ja meil tegelikult tuleb üks inimene veel saate teises pooles pikemaks aruteluks, aga me alustame ilmselt ülevaatega sellest, miks on ameeriklased endast väga väljas suure küberrünnaku tõttu. Tuleb välja, et Apple ei ole ainus suur tehnoloogiafirma, mis on otsustanud hakata oma protsessoreid tegema. Microsoft on astumas sama teed ja levivad teated, et ka nemad kavatsevad teha oma protsessorid. Vaatame natukene huvitavat maailma kodus elektroonika laadimise kohta ja Henrikul on selles kohas suuri uudiseid. Aga terve saate teise poole pühendame Bitcoini teemale, sellepärast et Bitcoin tegi hinnarekordi $24,000 ühe Bitcoini eest. Ja on see rekord, Hans? Ega ma ei eksi? See on väga suur rekord. Absoluutne maailmarekord. Ja meil on külas Sten Tamkivi, kes on juba varsti 10 aastat näpupidi krüptomaailmas sees ja Sten seletab meile ära, miks Bitcoin sellise hinnarekordi tegi ja räägime laiemalt ka, mis toimub krüptorahade maailmas üldse. Digitund. Hakkame siis oma uudiste otsaga peale ja tuleb eelmisel nädalal pühadeelne nädal, mis raputas ikka kõige rohkem see Ameerikast tulnud teada, et on see algas pihta väikse teatega, et üks number 1 selline küberturbefirma FireEye teatas, et nendesse on sisse murtud, keegi on saanud nende salajastele andmetele ligi ja osad ka välja viinud. Ja siis nädala jooksul see uudis rullus lahti nagu üks suur lõngapusa, kus tuli välja, et siis Ameerika suuremad ettevõtted, avalik sektor, riigiasutused, Microsoft ja lugematu hulk väiksemad ettevõtteid on kõik sattunud ühe eriti kurikavala rünnaku ohvriks. Ja selle keskmes on selline asi nagu SolarWinds. Ma ei tea, Henrik, oled sa kursis sellise ettevõttega nagu SolarWinds? Ei, ma pean tunnistama, et ka kui ma neid uudiseid lugema hakkasin, siis esimest korda kuulsin, et selline firma, aga näed, see, et mina ei tea, ei tähenda midagi, sest just. Ega see lõhnab väga ikkagi sisuliselt sajandi häki järele Ameerikas. Nii on. See kasutati siis sellist, see SolarWinds on väga kasutusele väga levinenud 10,000 kliente, aga tõesti ta on sellist tüüpi tarkvara, mis keegi ei tea või tunne, sest ta asub selles kontori kõige tagumises sügavamas kihis. See on siis tarkvara, mis on mõeldud võrgu monitooringu jaoks, et mida IT-süsteemi administraatorid kasutavad. Ja kasutavad väga tõsistes tähtsates asutustes, võrkudes, nagu öeldud, riigiasutused, Microsoft ja teised suurettevõtted. Seal olid ka, eks ole, USA julgeolekuasutused, USA tuumaenergia agentuur, vist olid ministeeriumid. Ühesõnaga sisuliselt ikkagi väga esinduslik rivi erakordselt tähtsaid Ameerika valitsusasutusi. See oleks nagu nii, nagu keegi oleks vaadanud, et mis ühendab, ütleme siit, kõige tähtsamaid riigiasutusi, julgeolekuasutusi, suurfirmasid ja siis leidis selle ühe ühisnimetaja. Ja tegelikult nii palju, kui ma aru sain, siis läbi tarkvarauuenduste serveri see pahalane sinna peideti, et tänapäeval on ju niimoodi, et kõik arvutid on internetis ja kui tuleb tarkvara uus versioon, siis nad mugavalt niimoodi vaikselt ise õiendavad selle uuenduse ära, nii et kasutaja võib-olla ei pea teadmagi või lihtsalt aktsepteerib ja samamoodi oli ka selle häkiga, nii et niimoodi õnnestus tal jõuda väga kiiresti, väga kaugele. Aga mis on, et me nüüd liiga kauaks ei jääks sellest kõige magusamast asjast kaugele.
miskipärast ja ilmselt ei ole see päris laest võetud, näidatakse ikkagi näpuga meie siin idapiiri taha. Et uudised ikkagi väga ühemõtteliselt ütlevad, et need olid Vene häkkerid ja räägitakse Cozy Bearist, mis on siis põhimõtteliselt Vene valitsushäkkerid ja sellised riiklike häkkerite punt ja nemad on ju, mis see eelmine kuulus, aita meelde tuletada, millega nad kuulsaks said? Kas see oli WannaCry või mingi selline suur? Seal on mitu rühmitust jah, ja tegelikult pole veel selgus, et kelle poole täpselt näpuga näidatakse, kas WannaCry või NotPetya taga olevad sõjaväeluure või siis on see ikkagi välisluure SVR. Aga see on väga palju vahtu üles keerutatud, sest keegi ei julge või ei saa öelda must-valgelt välja, et ei ole, kuna veel tõendeid ei ole, et sellest asutusest tuli. Aga tegelikult ajalugu on näidanud, et aastate mööduses võivad need asjad välja tulla koos mustvalgete tõenditega, millele järgnevad siis mingid sanktsioonid või asjad, on ju, nagu siin on varasemate häkkide puhul välja tulnud. Aga kui tegelikult on suur vaidlus ka selles, et mis oli selle rünnaku siis sisu ja kas oli rünnak või nagu sina ütlesid väga hästi, häkk, et keegi murrab sisse ja siis on seal sees ja luurab ja kopeerib infot, saadab koju. Ja kusjuures siin puhul nad olid ju kuude kaupa. Ei olnud, eks ole niimoodi, et nad korraks said, häirekellad läksid põlema, visati välja. Nad olid kuude kaupa tegelikult just Ameerika väga olulistes kirjavahetustes, sisedokumentides, kõik, et sul ei ole seda James Bondist, eks ole, pärit luust ja lihast kangelaslikku luurajat ju niimoodi vajagi. Istu aga ja vaata, mis inimesed chattivad üksteisega. Absoluutselt, see on nagu filmi tasemel, et seal on nii laiaulatuslik ja on teada, et paarist kohast nad nii-öelda kopeerisid andmeid välja, ründajad viisid koju, mis on siis oli vist Rahandusministeerium ja kommertskoda või aga need tuhanded teised, kus ka tuvastati see pahavaraga versioon sellest SolarWindist, sealt võib-olla pole veel või pole tõendid, et oleks välja viidud, et tegelikult see ämbliku võrk on hästi laiaulatuslik, aga kui palju, millal, kes on sealt andmeid ja infot kätte saanud ja mida teinud, siis tegelikult on kõik avastamata maa. Vaata, kui huvitav see maailm on, et me räägime praktiliselt siin üle saate, võiksime, eks ole, rääkida sellest, et Vene või Hiina või Põhja-Korea või Iraani häkkerid mingisugusesse lääne maailma väga olulisse asja jälle sisse murdsid. Mind ikka paneb alati huvitama, aga kas vastupidi ka toimub? Et Venemaa, Iraani, Põhja-Korea ja Hiina riigid on sellised, kus meedia on väga tugevalt riigi kontrolli all ja ma arvan, et need uudised, kui vastupidi on toimunud ja kui nad on ise avastanud, et vastupidi on toimunud, siis ega need uudised ikkagi vist väga välja ei jõua, sest see näitaks ju nõrgana meid, eks ole, meid rünnatakse, meie süsteemid on ka haavatavad. Aga see on väga ühepoolne see mäng kõik. Jah, eks ta on ja eks need ühiskonnad on erinevad, et kas või Microsofti asepresident tegi suure blogipostituse rünnaku kohta, lihtsalt kuna tegu on avaliku ettevõttega, tegu on börsifirmad, meil käivad asjad avalikult, mõnes muus riigis ei pea nad käima ja sellepärast varjatakse maha. Aga ühest küljest on see nagu eriti selline suur ja lõpetab aastaga tohutu pauguga ja teisest küljest kas see puudutab kuidagi sind ja mind ja tavalist inimest? Tegelikult mitte. Me räägime ju sellest riikide vaheline mõõduvõtt digitaalses maailmas. Et mõnes mõttes see on asi, mis on tänapäeva normaalne osa sellest elust. Ja see ei ole tegelikult selline küberviimne päev, nagu siin üle reageeritakse. Ja ilmselt see näitab ikkagi veel kord, et 21. sajandil, kui sul juhtub mõni saladus olema, siis on ikka pagana raske seda hoida ja veel teisest küljest ma arvan, me peaksime siin ise suht õnnelikud olema, et meil need mõni tuhat koroonapatsienti või koroonalähedast läksid, et näete, et võib ka nii minna ja ega me ei tea, võib-olla on ka juba Eestis ammu ilma läinud niimoodi. See on alati see variant, mida tasub meelde tuletada. Aga teeme pausi ja siis läheme rõõmsamate teemade juurde. Digitund. Nutikad lahendused ja digitunni toob sinuni Elisa. Ja digitund läheb edasi ja vaatame nüüd korraks võib-olla tulevikku, sellepärast et Microsoft on teatanud, kes on meil ju selline tarkvara gigant
on öelnud, et nad ei anna alla, vaid hoopis panustavad juurde oma riistvara arendusse ja selle kõige sügavamal tasemel hakkavad ise siis arendama, disainima oma kiipe, mis võiks olla väga kõva uudis. Apple ju läks, eks ole, seda teed, me oleme siin kuu aega või isegi 2 kuud jahvatanud, kuidas Apple'i M1 protsessorid ees ja taga ja täna on ikkagi sisuliselt ju turul olukord, kus Apple'i arvutite akud kestavad konkurentidest, mitte nüüd kõigist konkurentidest, aga ütleme keskmistest, selle klassi konkurentidest akud kestavad paar korda kauem ja protsessor on paar korda kiirem. Väga raske on niimoodi konkureerida. Väga raske, see on nagu sohi tegemine nagu. No just nimelt, et kujuta ette kaugushüppe võistlust, eks ole, kus kõik teised hüppavad sinna enam-vähem 10 sentimeetri sisse, aga siis üks vend paneb mitme meetriga üle ja kogu aeg paneb ja ei ole väsinud ka, võib nagu 40 korda võiks järjest hüpata, et mis sa teed sellises olukorras ja ongi siis me ei tea täpselt, et kui tõsiselt seda nüüd saab võtta, aga tõesti eelmisel nädalal hakkasid siis levima uudised, et Microsoft on ise tegemas enda protsessorit ja huvitaval kombel on see antud sinna pilveteenuste osakonda Microsoftis, mitte siis seadmete osakonda. Ja et saab näha, aga teistpidi ka on ikkagi huvitav, kui kaugel nad selle protsessiga ise on, et see protsessori tegemine ei ole piimast või tegemine, et see ikkagi see disain ja tootmise ja lõpuks riistvara paika saamine, et see võtab ikkagi aastaid ja Apple'il see võttiski aastaid, et kui Microsoft nüüd eile alustas, me ei tea, võib-olla nad alustasid 6 aastat tagasi, aga kui nad eile alustasid piltlikult öeldes, siis tükk aega sealt ikkagi midagi oodata ei ole. Aga see on huvitav jah, et loogiline see, et nad oma sinna Azure'i pilve kõigepealt neid protsessorid toovad, sest et seal on need mahud on nii suured, et sa saad kas või 0,1% võitu ja see on juba väga-väga palju, eks. Aga samas, et nad ei anna ka alla oma nii-öelda personaalseadmetega. Surface'it ju ise arendavad. Kuigi selle lend on, pole küll märgata olnud, et oleks maast lahti saanud. Mul just puhtjuhuslikult jõudis minu kätte testi Microsofti see nende enda Surface siis ülearvuti Inteli protsessoriga ja jõudiski just eelmisel nädalal, et ma väga pikalt sellest praegu ei räägi, et ega ma väga põhjalikult teda ei ole jõudnud testida, aga ma vaatan seda arvutit, mis on iseenesest väga lahe arvuti. Väga vähe on nagu halba öelda tema kohta. Ta on tõesti ilusti disainitud, hästi tehtud, kiire. Aga ma vaatan teda aga see aga on lihtsalt, et küsimus ei ole selles, et kas ma ei tea, mina või keegi on, ma ei tea, Apple'i fänn või ei ole Apple'i fänn, et vanasti oli see kategooria, eks ole, et sülearvuti maksis, ma ei tea, hea sülearvuti 1500 ja ma võtan Apple'i, sest ma ei tea, mulle meeldib Apple või ma võtan Windowsi, sest Apple on nõme või ma ei tea, et mul on Windowsis kuidagi vaja mingeid asju teha, siis täna on see valem nii palju paigast ära, et sama raha eest, tegelikult isegi odavamalt, saadki see arvuti, mille aku kestab 2 korda kauem ja mille protsessor on 2 korda kiirem, kusjuures võib-olla need kordajad ei ole mitte 2, vaid on 3. Ja sellises olukorras minul nüüd, kui näiteks testijal minna ja kirjutada mingi lugu ja öelda, et see on väga hea arvuti, et sa võid selle osta küll, mul on väga raske seda teha. Sest lihtsalt puhtad numbrid ei anna kokku ja siin ei ole, küsimus enam ei saa olla selles, et ma ei tea, et kas keegi on Apple'i fänn või ei ole. See on teisejärguline. Me ikkagi räägime täna sellest, et mida sa oma raha eest saad ja kui üks seltskond pakub sulle 2 korda rohkem sama raha eest, siis sa oled Microsoft ja lähed oma protsessorit tegema. Ja ikkagi üks hüppab 2 korda kaugemale kui teised, nii et numbrite vastu ei saa. Numbrite vastu ei saa ja ma arvan, et nad on selle ära jaganud, et ega sealt Inteli poolt ilmselt midagi kiiresti tulemas ei ole. Nüüd ARMi protsessorite tootjaid tegelikult ju disainijaid maailmas on ju. Microsoft on ise kasutanud Qualcomm'i protsessorid modifitseeritud. Nvidia võiks olla suur tegija teoreetiliselt sellel turul ja tegelikult AMD ja kes seal veel on? AMD vist ta ARMiga ei tegele, nendel on oma Inteli kloonid, aga neid tootjaid on ju küll ja veel. Tegelikult kuni selleni veel, et Samsung teeb ise, Huawei teeb ise, eks ole, ARMi protsessoreid, et sealt võib
midagi olla tulemas, aga see kõik võtab aega. Ja seni, jah, ma ei tea, mul on väga raske nagu jõuda sellisele ratsionaalsele põhjusele, et miks peaks keegi ostma sama hinna eest objektiivselt 2 korda kehvema arvuti. Tõsi, aga no muidugi ma lugesin, et mis ei ole uudis küll, aga näiteks seal reas on lausa ka Amazon, kes vist ka hakkas eksperimendi korras disainima oma neid ARMi protsessoreid just andmekeskuse jaoks. Et võib-olla see on sundkäik. See ongi see tehnoloogiline pööre, kus muud varianti ei ole, et sa pead sellele 2 korda kaugemale hüppele niimoodi järgi jõudma ja siin ei ole valikut. Et see ongi ja need Inteli protsessorid natuke veel tulevad sulle neid testimisse, aga varsti enam neid ei tule. No siin on tegelikult võimalik teha üks selline kurvi või selline jänesehaak Microsoftil. Ehk tegelikult muuta mängu. Kui täna on, eks ole, mäng selles, et mitu gigahertsi või kui võimsa protsessori ma saan omale õlakotti panna. Sinna ütleme 1,5 kilo sisse, 1,5 kilose arvuti sisse. Siis Microsoftil on teoreetiliselt võimalik muuta mängureegleid ja öelda, et aga sul protsessor ei ole õlakotis. Protsessor elab sul tegelikult meie pilvekeskuses kuskil. Ehk sa teed oma arvuti lahti ja sul võib-olla isegi ei olegi seal enam Windowsi, vaid me streamime sulle kõik, mis sul vaja on. Windowsid ja ma ei tea, fototöötlustarkvarad või videotöötlustarkvarad või mida iganes sa teed, see tuleb kuskilt pilvest. Ja see tegelikult muudaks mängu. Jah, see on nagu suur hüpe, aga siin on need ohjad on telekomide käes, kes seda oma 5G on selleks vaja, et sellist nii-öelda reageerimiskiirust saada. Ja samas ka konkurendid nagu Google oma Chrome OS-iga ei jääga magama, vaid ka tahab sinna tulla, nii et seal kaugushüppe joone peal käib nagu tohutu ikkagi trügimine. Et lihtne see on. Ja tegelikult ma ju ise kasutasin Chromebooki aastakese võib-olla igapäevaselt ja ta oli ikkagi väga lähedal sellele, et kõik tulebki pilvest. Ja küll, et nii palju seda arvutit oli vaja, et ta ikkagi seda Chrome'i brauserit mul seal jooksutas ja lihtsam failisüsteem oli ka, et ma sain USB pulga arvutisse panna ja asju kopeerida ühest kohast teise. Aga põhimõtteliselt kõik käis pilves ja mingit probleemi ei olnud, aga me ei ole täna veel tehnoloogiliselt päris seal. Ja mulle tundub, et see viimane 10% võtab ootamatult kaua aega, et keerulisemad asjad on tegelikult jäänud. Kontoritarkvara, ma ei tea, ma olen 10-15 aastat kontoritarkvaraga olnud pilves, 100%. Ei ole mingit probleemi, aga katsu sa 4K videotöötlus täna pilve viia, nii et see ka lennukis sul töötaks, kui vaja on, eks ole. Et see viimane 10% keerukust on ülikeeruline ja see nii kiiresti ei tule. Jah, et siin on mitu nii-öelda klotsi veel vaja paika saada, aga me vist on aeg minna siit hoopis väiksele pausile ja siis räägime juba pikemalt sellest, miks krüptoraha maksavad juba selliseid summasid, mis on sõiduauto hind. Digitund. Nutikad lahendused ja digitunni toob sinuni Elisa. Tere tulemast tagasi digitundi kuulama ja meil ei ole kahekesi siin stuudios, virtuaalses stuudios, meiega on üks inimene liitunud ja ütlen siis tere Sten Tamkivile ja tervist. Tervist. Sten on Eestis tehnoloogiaettevõtja ja võib-olla pikemat tutvustamist ei vajagi, aga miks meil oli mõte, et Steni võiks siia kutsuda? Põhjus on selles, et kes on vaadanud sinna kohta, kus ristuvad tehnoloogia ja finantsmaailm, siis on seal ilutseb suur Bitcoini sümbol ja see Bitcoin on viimastel novembri keskpaigast saadik saanud oma uue verstapostini jõudnud, et rahalises väärtuses on nüüd krüptoraha, selline detsentraliseeritud raha väärt rohkem kui kunagi varem ja jõudnud kursiga juba kuskil üle $24,000, mis teeb seal umbes 20 000 eurot. Ja varem on see põhjustanud igasuguseid erinevaid selliseid rahvaliikumisi. Küll tahetakse ära keelata, küll öeldakse, et võtame selle kõik kasutusele. Aga nüüd, kas on meil maailmas midagi enamat teoksel või mitte, aga huvitavaks aru saada, mis on siis nüüd toimunud, et Bitcoin on muutumas selliseks
justkui laiatarbe mingisuguseks vahendiks. No Sten, kas sa jälgid pidevalt või poole silmaga seda maailma ja oskad seletada, mis on selle Bitcoini sellise tõusu taga? Jah, mina olen krüptomaailmas olnud sellisest aastast 2012-2013 umbes vahelduva eduga, et vahepeal on nagu päevatööl tähtsamad teha ja vahepeal on huvi süvenenud. Ja nüüd viimase aasta ma olen natukene rohkem jälle jälginud, et kuhu on jõudnud, ütleme, 2017 lõpus oli suur mull. Hästi palju projekte tuli krüptosse ja mitte, ma ei mõtle kitsalt Bitcoini, vaid Ethereumi peale uued blockchainid, kõik muu. Ja et siis ma hakkasin kuskil aasta tagasi vaatama, et mis nendest saanud on vahepeal. Et paar aastat on ehitatud, kas mõni tiim on ellu ka jäänud, kas midagi huvitavat on tekkinud ja olen olnud kogu selle aasta täiesti vaimustuses, kui palju on liikunud ja arenenud. Ja ma ütleks, et sellises suures üldises plokiahelate põhises pildis Bitcoin on muutunud selliseks vanaks, stabiilseks, usaldusväärseks vanameheks kogu selles pildis. Seda ma küll ei oodanud. Siis... et see asi, millest enamus maailma ei oska veel nagu arvavad, et see on mingisugune õudne uus kahtlane asi, sina ütled, et see on vana ja igav. Vana Yoda. Satoshi Nakamoto nimeline inimene või grupeering, keegi ei tea siiamaani, kes ta on, tuli Bitcoini protokolliga välja aastal 2009. Ehk siis tegelikult 11 aastat, kohe aastavahetusel 12 aastat on see tehnoloogia olnud nagu inimeste käes. Miljonid on saanud seda kasutada, 10 000 häkkerid on saanud seda häkkida ja ei ole suutnud lahti häkkida. Selle ümber on tekkinud tööstusharud, kes seda Bitcoini kaevandavad ja selle ümber on tööstusharud, kes selle peale ehitavad teenuseid, liidestavad seda pangandusvõrguga ja nii edasi. Ehk siis ma ütleks, et on saabunud teatud nagu küpsus. Ja et kui küsida nagu Bitcoini hinna kohta, et mind see hind nagu nii väga ei huvita nagu sellise päevakauplemise mõttes, aga ma ütleks, et kui ma vaatan seda, et Bitcoin maksab täna, üks ühik maksab $24,000 või ütleme olulisem on võib-olla see, et kogu Bitcoinide väärtus kokku maailmas on kuskil 440 miljardit, ma vaatan täna, siis minu jaoks on see pigem nagu ootuspärane. Võrreldes näiteks sellega, mis Tesla aktsia vahepeal teinud on. Et minu arust seal vanas toredas finantsmaailmas on sel aastal nagu palju arusaamatumad ja seletamatumad asjad toimunud. Et Bitcoin minu arust käib oma rada ja lihtsalt, et panna see nagu natuke alla $500 triljoni väärtusproportsiooni, et siis kõige rohkem võrreldakse Bitcoini sellise väärtuse säilitamise nii-öelda digitaalse kulla rolliga. Ehk siis sa iga päev ei kauple ja ei osta kulla eest jäätist, aga inimesed, kellel on palju vara, hoiavad mingit osa sellest varast sageli ka väärismetallides. Et Bitcoini pool triljonit on võrreldes kullas hoitava 10 triljoniga ikkagi veel naljamäng. ja kui vaadata Bitcoinis või muudes krüptovaluutades arveldatavaid ühikuid, siis need mahud selgelt on möödas PayPalidest, pankadest ja nii mõnestki teisest suurest mängijast, keda me oleme harjunud miljardites. Aga ühesõnaga maksevahendit seda, et kui Bitcoin tuli, eks, siis me mäletame, et seda sai kaevandada suvalise 10 aasta vanuse läpaka peal, hops ja hops muudkui Bitcoinid tulid, sest alguses oli neid hästi palju ja siis sellest ikkagi räägiti kui uuest maksevahendist ja saigi osta, et kes nutab siiamaani, kuidas ta, ma ei tea, mitme 10 Bitcoini eest pizzat ostis ja ma ei tea, vahepeal sai lennupileteid osta, aga maksevahendid kui sellist temast ikkagi ei ole saanud, aga sa ütled, et on saanud selline nagu kulla aseaine, et panen raha sinna, rohkem ei puutu enne kui laps võtab. Ja selle aasta teine pool on olnud täis selliseid teadaandeid, et väga suured ja soliidsed Wall Streeti hedge fundi juhid, Jack Dorsey, kes on Twitteri asutaja, ühtlasi ka Square'i nimelise finantstehnoloogia ettevõtte juht, et kui väga suured ja tõsised ettevõtjad ütlevad, et okei, mis oleks kui 1% või 0,5% minu fondi vabadest vahenditest, minu kontol olevast rahast, igaks juhuks oleks Bitcoinis. Et eriti kõige seda, ma arvan, et üks asi, mis on sel aastal väga kõvasti seda toetanud, on see, et seda võib ka vaadata seda, et mitte Bitcoini hind ei tõuse, vaid USA dollari hind langeb. Et umbes üks nagu mõtlema panev number on see, et kuskil 30% kõikidest maailma ajaloos eksisteerinud USA dollaritest on trükitud sel aastal.
ja kui sul mingit asja on nagu lõpmatuseni juures, seda liigub finantsturgudele, siis ettevõtjad ja väga professionaalsed investorid otsivad, kus seda hoida ja siis ma ütleks, et Bitcoini rolliks ei ole mitte olla kellegi nagu põhiline koht, kus vara hoida ja igapäevaselt kaubelda, vaid on rolliks olla üks väike tasakaalustav nii-öelda hedge portfelli nurgas finantskeeles. Ja selle mõnes mõttes piisab see, kui see on 0,5%, 1%, 5% sõltuvalt riskihuvist, aga kui kõikide suurte fondide 0,5% kokku liita, siis juba see on jälle triljonid dollarid. No aga see on siis lõpuks jõuame sinna, et ta on teatud finantsinstrument, toidab sinu nii-öelda investeerimise eesmärki ja kõik see, mis on väga tähtis, väga kasulik, aga võib-olla meie saate kuulajad ei huvitagi, et see tehnoloogiline pööre Bitcoiniga on läbi, sa ütled, et ta on vana mees, ta on oma koha leidnud. Teatud mõttes see Bitcoini ajaloo lõpp on käes, et kõik on paika loksunud ja nüüd see hakkab elama oma portfellides elu. Jah. On nii või? No eks seal tasapisi ikkagi toimub ka, et näiteks üks asi, mis viimastel aastatel on käima läinud tasapisi on Lightning Network, mis võimaldab teha sadu ja tuhandeid transaktsioone, jagada Bitcoini transaktsioonid väiksemateks tükkideks ja teha neid nagu ka väikestes kogustes kiiresti ja odavalt. Aga ma ütleks, et see arengukiirus on lihtsalt suhteline, et kui ma vaatan, mis samal ajal on toimunud Ethereumi võrgus või millised uued nagu, Ethereumi lihtsalt näiteks tuues, et igasugused finantstooted, mis hakkavad jõudma sellisesse punkti, kus ma peaaegu suudan öelda oma emale, et võta see mobiiliäpp ja pane 1000 eurot näiteks hoiusele ja teenid 6% intressi, et see kasutajaliides hakkab juba muutuma nii lihtsaks, et võib-olla ta peaaegu saab hakkama juba. Et siis selles maailmas näiteks Ethereumis oli aasta alguses minu eest umbes $600 miljonit kasutajate raha igasugustes finantstoodetes ja praegu on 16 miljardit. Ja see ühest küljest väga suured numbrid, aga teisest küljest jälle minu arust on see lihtsalt sellise, olles harjunud sellist internetiäride hokikepi graafikutega, siis see on selgelt kiiresti kasvav hokikepi algus. Ma arvan, et me nendest teistest krüptorahadest ja arengutest võiksime pärast pisikast pausi rääkida, aga ma ei tea, kas sina ei ole õnneks finantstegelane, me sinu käest võime küsida, et kas see 24 000 on nüüd siis selline hetkeline hullus ja lagi või me võime täitsa rahulikult kutsuda sind, ma ei tea, aasta või X aasta pärast tagasi ja öelda, et Sten, et Bitcoin murdis $100,000 piiri, et mis toimub? Ma ei taha olla see tüüp, kes läheb raadioeetisse, ütleb inimestele ostke seda asja. Me siia teeme selle tärnikese, et ärge kuulake neid, mis me räägime. See ei ole investeerimisnõu, see on lihtsalt analüüs. Jah. Ehk siis mina olen, nagu ma ütlesin, et minu positsioonid on sisse võetud aastal 2013 ja siis sellest ajast saadik on suhteliselt hästi läinud siiamaani ja ma ei näe nagu ühtegi märki, mis oleks katki läinud siiani. Ma arvan, et Bitcoini ees on praegu 2 suurt riski. Üks on see, et mida mõjukamaks see muutub majanduses. Ja kas see sama, et kui Ameerika trükib raha, Euroopa trükib raha, Hiina tahab teha oma krüptovaluutat ja nii edasi, siis ilmselt me näeme sellel aastal seoses selle kõrgema hinnaga ka räigeid palju agressiivsemaid katseid reguleerida Bitcoini ja sellega seonduvat. Et kuidas muud valuutad saavad Bitcoiniks, kuidas sealt tagasi saab, mida inimesed peavad raporteerima ja selline ütleme, regulatsioonide võitlus on üks asi, mida ühe näitena ametist lahkuv Donald Trump eile või üleeile suutis tema finantsjärelevalve inimesed suutsid praegu käima lükata ühe seaduseelnõu, mis krüptotehnoloogide tundub jabur, aga seda tahetakse läbi suruda 15 päevaga üle jõulude. Et 15 päeva on aega nagu inimestel kommentaare esitada üle jõulude ja uue aasta. Aga et igal juhul, et tuleb nagu hästi kõvasti nagu sekkuda sellesse, et kuidas Bitcoini maailm töötab. Ja sellist katseid maailm näeme veel. Ja teine asi on see, et tehniliselt pole suutnud keegi nagu ükski häkkerühmitus või isik nagu murda, aga teoreetiliselt kui keegi saab üle 51% kontrolli Bitcoini võrgustiku üle, siis on see tehniliselt ohtlik ja ta saab mõjutada, millised transaktsioonid seal toimuvad, mis mitte. Ja täna on üks riik, kellel on teoreetiline võimalus, et ta saaks seega hakkama, see on Hiina. Ehk siis jällegi vaadata sellist nagu suurt geopoliitika pilti, et siis ma ei tea, kas suures poliitikas me näeme ka näiteks ründeid Bitcoini vastu, mitte et USA valitsuse serverite vastu. Teeme siia väikse pausi ja siis räägime kohe edasi. Digitund.
nutikad lahendused ja digitunni toob sinuni Elisa. digitund läheb edasi ja me räägime edasi sellest, mis toimub krüptorahanduse maailmas. Jõudsime sinna Bitcoinini, selle 51% rünnakuni, Hiina mõjudeni, kõik märksõna on seal. Mina nädalavahetuse jooksul hakkasin ka Bitcoini osaliseks. Ma panin oma kodus tööle siis selle asja, mille Bitcoini sõlmpunkt, et ma olen üks nendest tuhandetest punktidest, kes valideerivad kõiki ülekandeid. Ja ma küll üksi Hiina vastu ei saa, aga annan oma väikse panuse sinna. Et sihukese eksperimendi mõttes igaüks saab kodus olla ja teha seda. Mida ma kodus teha ei saa, on kaevandada, kuna sellist masinat mul ei ole. Kaevandamine on see protsess siiski, mis on hästi energiamahukas ja nõuab väga keerulist riistvara. Ja see on üks tegelikult suur kriitikapunkt siiamaani, et Bitcoini süsteem nõuab seda, et kuskil on tohutult energiamahukas arvutuste tegemine, mis matemaatiliselt kinnitab need ülekanded, aga samas see ikkagi on raiskav, on ju. Sa jälgid seda teist paralleelset maailma, mis toimub selles teises krüptorahas Ethereum, seal on nagu lahendus välja mõeldud, kuidas ei peaks enam raiskama, eks oskad sa seda seletada natuke? No, esiteks üks huvitav nähtus, mis on juhtunud viimase selle sama 10 aastaga, kui Bitcoin on meie seas olnud, on see, et rohelise energia võidukäik on toimunud ja see ühest küljest on minust vähendanud seda Bitcoini energia raiskamise probleemi ja see, et mingi, see on ka osa, mis tagab selle võrgu turvalisust, on see, et seda ei ole lihtne ja odav kellelgi nagu rünnata või selles mängus kuidagi kaasa lüüa, vaid et see nõuab tõsiseid investeeringuid ja sealt tuleb ka osa sellest hinnast. Aga seal juhtub selline asi, selle kohta on üks äge graafik nimega duck curve, et tüüpiline energiatarbimine maailmas on selline paardikujuga, kui see visuaalselt väljast, seda raadios natuke raske seletada, aga laias laastus tähendab seda, et õhtul tarbitakse hästi palju elektrit ja päeval tarbitakse vähem ja tootmine on ka vastand sellele. Mida rohkem on meil taastuvaid energiaallikaid, seda rohkem on meil päikest, tuult ja neid asju, mis juhtuvad päeval, mis tulevad elektrivõrkudesse ja samal ajal inimeste tarbimine on madalam. Ja siis on võimalik päeva jooksul näiteks hoopis kasutada Bitcoini miningut selleks, et ära tasakaalustada elektrivõrkude koormus ja see ei olegi üldse nii keskkonna paha, kui ta tegelikult oli 10 aastat tagasi, kui põhiliselt kivisütt aeti selleks, et seda kaevandada. Aga seda kõrvale jättes tõepoolest, et võidukäiku on teinud bots, see on jälle sihukese terve tehnoloogilise konkurentsi võlu, on ju, et kui Bitcoini kohta ja Ethereumi kohta on olnud selline kriitika, et selle jaoks kulub palju energiat, et lihtsalt mingid matemaatikat ülesandeid lahendada ja siis on välja mõelnud targad insenerid ja teadlased, krüptograafid uusi viise, kuidas ilma seda energiat kulutamata võrgu osaliste konsensuse alusel näiteks kinnitada uusi blokke. Ja on sellised blockchain, ma ei tea, Tezos ja Cardano ja kes on seda teinud nagu konkurendina nendele vanadele Bitcoinile, Ethereumile. Ja nüüd on ka Ethereum alustanud üleminekut oma versioonile 2 sel aastal, mis hakkab samuti eemale liikuma sellisest arvutustihedast ja energiamahukast nagu turvaprotsessist ja hoopis sellele, et mida rohkem Ethereumi osanikke paneb oma Ethereid lauale, et ma nüüd ka kinnitan teiste tehinguid ja kui nad midagi sikku teevad, siis võetakse need ära. Ehk siis seal on siuke ilus nagu ökonoomiline tavaline turumajanduslik olukord, et kui kõik käituvad hästi, siis kõik teenivad natuke intressi ja kui keegi käitub halvasti, siis ta visatakse mängust välja. Aga kuule, ütle parem seda ka, et sa alustasid juttu 2017 aasta buumile viidates ja mul tuli meelde, et toona meil oli, kas sellel ajal või natuke enne tegi toonane e-residentsuse juht Kaspar Korjus tegi idee, et on Estcoin. Huvitav mõte oli. Nüüd see aasta vist Eesti Pank ise uurib seda, et kas ilmselt oli mingi teade, et uurivad riiklikku krüptoraha või digiraha vajalikkust. Kas me näeme seda varsti, et Hiina, Euroopa Liit, USA toovad välja sellise digitaalse raha, mis on see sama krüptoraha, aga lihtsalt väljastab keskpank selle? Kindlasti. Nagu kui ette kujutada, see on üks nendest valdkondadest, mulle väga meeldib tehnoloogina see mäng, et pane silmad kinni, kujuta 50 aastat tulevikku ja kujuta ette, kas see asi, kuidas sa täna elad või kuidas sa käitud, et kas see asi on veel olemas.
et see, et me näiteks läheme ajalehe putkasse ja ostame paberraha eest midagi või on mingi näiteks 2 arvutit tüütavad omavahel kaubelda ja siis mängivad, et neil on visakaardid või noh, et ei ole niisugust tulevikku ja et siis midagi selle asemele tuleb. Täna on see arenenud rohujuure tasandilt ja detsentraliseeritult, noh nagu ikka iga tõsine tehnoloogiline uuendus alguses näeb välja nagu nali ja eks need pankurid on ka alguses mõnitasid, siis naersid, nüüd siis muutusid tasaseks ja nüüd hakkavad tasapisi Christine Lagarde või kes on Euroopa Keskpangast on sel aastal väga hästi sõna võtnud selle teemal, et Euroopa peaks selle kaasa minema ja minu arust on see ülikriitiline. Et Euroopa mõtleb välja, kuidas ka euro digitaalseks muutuks ja nendes võrkudes liikuvaks muutuks. Sest kui ma täna vaatan, üks selle aasta suuri trende on ka selliste, mida nimetatakse inglise keeles stablecoinid, ehk siis krüptovaluutad, mis on jäigalt seotud mõne vana maailma valuuta kursiga. Ja täna on 10 miljardeid dollareid liikleb sellisel kujul, ehk siis, et sul on ühik, millega sa saad teha kõiki neid häid asju, kasutada neid tooteid ja teenuseid ja võrgu eripärasid, mida sa tahad, aga sa ei pea võtma enda Bitcoini hinna muutumise riski või Ethereumi hinna muutumise riski, vaid sa hoiad mingit vääringut, mis on alati väärt $1. Ja sellistes vääringutes aga neid annavad praegu välja erafirmad on ju, eraettevõtted. Osad neist on firmad, osad neist on, ma ütleks, kogukonnad või on ära lahendatud krüptograafiliselt, et seal ei olegi firmad, kes neid väljastab. Aga mis on oluline, et nendest 10 miljarditest 90% pluss on USA dollariga seotud. Ja kui sa oled Euroopa firma, töötad Euroopa majanduses, oled Euroopa ettevõtja, tahad selles mängus kaasa mängida ja USA dollari hind on euro vastu kukkunud 20% sel aastal. Siis noh, kui sa teenid raha dollarites ja tarbid seda eurodest, noh see Euroopa konkurentsivõime nagu väigelt väheneb sellest ja ma arvan, et Euroopa peab väga kiiresti reageerima. Ja Hiina muidugi noh, selline tsentraalse autoritaarselt juhitud ühiskonnana, see oli juba paar aastat tagasi, kui Hiina kirjutas oma punase Hiina kommunistlik partei, võttis vastu oma krüptovaluutade strateegia, mida vist minust oli nii, et see trükiti vist ala 5000 koopiat kõrgematele kommunistidele ja siis tuli kohe juurde trükkida, sest see oli nii kuum kaup. Ehk siis nad nagu on selle läbi mõelnud, nad teevad ja mul ei ole mingitki kahtlust, et Hiina näeb selles nagu ühte viisi, kuidas oma osakaalu ja Hiina hüeni osakaalu nagu maailma majanduses nagu suurendada, et see käib ajaga rohkem kaasas. Selge, tundub, et meie kell on tiksunud sinnamaale vist, et 2020 aasta tahab lõpule jõuda, meie saade tahab lõpule jõuda, kuigi meil on veel üks saade eetris sel aastal, aga mulle tundub, et me saime natuke selgust, mis toimub krüptoraha maailmas ja miks on vaja siis seda krüptoeurot või digieurot, või kuidas seda nimetada. Igas aitäh sulle, Sten, tulemast, aitäh kõigile kuulajatele. Digitund on tänaseks läbi. Digitund. Nutikad lahendused ja digitunni toob sinuni Elisa.